Hiiumaa jäätmekäitlussüsteem, mis nüüd siin uuest aastast on rakendama hakanud, on üks selliseid edumeelsemaid Eestis. Seda enam, et lisaks sellele, et inimesed saavad nüüd liigiti paremini kogutud, neid ära anda, on ka minu selja taga siin hulk konteinerid, mida jagatakse tasuta, kui inimene soovib lisaks siis tavapärasele segaolmejäätmetele ka pakendit ja biojäätmeid koos eraldi koguda. Ja selline eraldi kogumine, miks ta oluline on see, et võtame kas või biojäätmed, mis on tavaliselt sellised söögi ülejäägid, kartulikoored, kõik see, siis me oleme selle võtnud kuskilt põllu pealt või merest kala näiteks. See kala on kasvanud sinna, pannud palju energiat ja nüüd see, mis meil järgi jääb, tuleks tagasi energiana viia ka loodusesse. Et kui me teeme näiteks kodus komposti, kasvatame seal pärast kas või kõrvitsat ja teeme sellest kõrvitsasalatit, siis see on selline loomulik ja looduslik eluring, mida on tehtud Hiiumaal sellest ajast peale, kui hiidlased selle väikse maalapi siin asustasid. Et tagasi juurde on see kõik, mis puudutab nüüd selliseid looduslikke ja biolagunevaid jäätmeid. Teine pool on see, et oleme jõudnud sellise tarbimisühiskonda, kus meie igapäevase ostukorviga tuleb kaasa palju seda, mida me võtame kodus ümbert ära ja enam ei kasuta, ehk siis pakendit. Ja kui vaadata sellise mahu järgi, et kaalu järgi nagu palju polegi seda pakendit, aga kui vaadata seda nüüd mahu järgi, siis see on see põhiosa, et ostame näiteks väga lihtsalt, ostame 1 liitri mahla ja kui see mahl on näiteks klaaspudelis, siis on see ka 1 liiter tühja pakendit. Kui me ostame ta näiteks siis tetrapakis, me saame seda kokku suruda ja natukene seda vähem, aga ikkagi meil on hästi palju seda osa, mis me siis lihtsalt tootega ära ei tarbi. Ja kui me nüüd selle kõik eraldi paneme, siis me saame seda väga odavalt ära anda või siis tasuta. Ehk et odavaim pakendikonteiner on 80-liitrine konteiner Hiiumaal, mis siis maksab 40 senti. Ja samal ajal kui 80-liitrine segaolmejäätme konteiner maksab 4 eurot. Vahe on 10-kordne. Ja kui ma nüüd teen selle